Suur tänu Jaagule, Barbile, Befenogriale ja hõimuklubi kogu tiimile. Et mul on tõesti suur au, et ma saan siin rääkida enda juurikast ja mis siis tähendab, mis kõike tähendab minu jaoks see, et on suur osa minust on Karjalast. Et loomulikult isa poolt on see Karjala värk. Ema on Jyväskyläst ja ema on Häme inimene, nii et ema poolt on ka palju head. Et täna me vestleme, ma loodan, et teil on põnevaid küsimusi. Et ma ise ei tõstata võib-olla isegi kõiki teemasid, võib-olla isegi mis on ka sellist kurvad teemad, aga kui keegi küsib, siis loomulikult ma vastan. Idanaabrist ju ei tahaks väga rääkida üldse. Aga võime ikka natuke rääkida ka ida teemadel. Ma räägin kõigepealt ära siis, kust ma tulen. Kuna pealkiri tuleb ka natuke nagu lahti mängida. Ja teeks ikkagi nii natukene nagu, et kui tuleb küsimus, siis võib käe püsti tõsta ja ma proovin teha väikese pausi kuhugi jutu sisse, et siis saab selle küsimuse küsida, et keegi, kui ma ütlen, et küsige lõpus, siis ei mäleta ju enam, mis ma üldse küsida tahtsin. Tänane see klubi formaat on natukene teistsugune. Tavaliselt te olete harjunud kõik, et on siin PowerPoint ja nii edasi. Täna seda PowerPointi Miga ei olnud nõus, ma mitu korda talle ütlesin, äkki sa teed, aga Miga on nii võimas mees ja leiab, et tal ei ole seda vahepealset PowerPointi tegelikult vaja, et ta oskab suhelda suurepäraselt ilma PowerPointita, nii et, aga see eeldab ka, et klubi formaat on natuke teistsugune, mitte nii nagu tavapäraselt, et on ettekanne ja siis lõpuks tulevad need küsimused, aga nüüd on siis natuke teistmoodi, et võib esitada küsimusi siis vahepeal nii nagu siis see jutt võib-olla inspireerib siis mõnda küsimust esitama. Jaa, teeme natuke teisiti. Ja, et, aga mul on raamatuid kaasas. Raamatuid panna ringi käima ja näitan ka natuke raamatutest midagi ja seletan siit mingeid asju. Vanemuise väits on üks lasteraamat. Siin on väga palju Karjala värki sees. Kas või seesama kaart, mis on mul alati lasteraamatuttel. Kaart on väga huvitav. Ugrimugrit on siin peal. Ja kõik olulised tegelased, eestlased, soomlased, saamid ja karjalased, Laadokajärv ja Äänisjärv või Onega on siin ka kaardi peal. Tegelikult ma pean ikkagi kohe ütlema seda, et ma ei räägi pooltki seda, mis ma kavatsesin rääkida, sest see filmitakse. Kuda ma räägin, et minu vanaisa käis siin kuskil. See on ju sõjasaladus või kus ma räägin. Ei saa rääkida sükse asju enam. Nii, vanaisa siin ta käis sõjas. Aga miks see kaart on eriti põnev? Võt siin on nüüd Tartu. Turu linna siin ei ole. Aga minu kodukandist Möhköst on sama pikk maa Tartusse kui Turusse. Õigupoolest Google Mapsi järgi on Turusse 2 kilomeetrit lühem maa. Nii et Turu ja Tartu on Möhkö seisukohast sama kaugel. Ja seega seletab vähemalt osaliselt, miks omal ajal 17. sajandil on Tartu ülikoolis õppinud Ida-Soome praegustelt aladelt siis Savo-Karjala nimedega õppureid. Et sai liikuda küll. Ja
kaardil ei ole ka riigipiire sellel kaardil. Need ei ole selle raamatu loo seisukohast olulised, need riigipiirid. Need kippuvad muutuma ka, jah. See, et kes kõik siis või kus kõikjal siin nüüd ugri-mukre meil elab. Ma usun, et kui te olete juba hõimuklubi püsikunded, siis ei ole vaja läbi käia seda, kus on vadjalased, kus on vepslased ja seda ikkagi, aga selle ma ütlen ära, et Karjala keelest rääkides ei ole ma päris adekvaatne, et minu meelest, minu hinnangul tuleks rääkida mitmuses Karjala keeltest, et ikkagi sellist ühtset Karjala keelt kahjuks ei ole, nagu on eesti keel ja soome keel, kus on ikkagi võimsalt on loodud oma kultuur sellele põhinevalt. Et Karjala keelte puhul võib rääkida mitmuses küll. Ja eks see Karjala läheb ka väga kaugele siit Laadoga ja Äänisjärve vahelt põhja poole minnes sinna kuni saamideni välja, et seal on siis kõik võimalikke Karjala keelte kõnelejaid. Aga see on jah minu jaoks armas kaart. Ja ma sain ka praegu aru, et tõesti siin on vist see järvekene siin Laadogast põhja pool on jah Karjala Püha järv ja see järv, seal järvel on minul hetkel paat ja sinna kukkus tõesti paar kilomeetrit sellest paadist jää peale üks droon mõned päevad tagasi, mis just hiljuti siis lasti õhku ka. Et ja mina seal järve peal sõudes, kala püüdes näen praktiliselt iga suvi kümneid kordi Vene lennukeid. Nad tõusevad teiselt poolt ja siis keeravad piiri ääres tagasi ja näen ka seal viimasel ajal ka huvitavaid enda tehnikat. Ma proovisin isegi foto teha ja uurida välja, mis asi seal lendas. Ma ei saanud täpselt isegi aru. Aga ma arvan, et see oli üks NATO lennuk, millega on võimalik siis tankida teist lennukit õhus. Nii et huvitav aeg on sellisel kalamehel seal Karjala Pühajärvel praegu. Et jah, see on siis seda natuke taustaks. Ja Vanemuise Väits, jah, sellest ma hetkel rohkem ei räägi. Ma alustan ikkagi enda tutvustusega sellise luuletusega, millest ma võtsin kaasa 2 versiooni. Sest ikkagi üks on, ma kirjutan kodukeeles. Ja seda ei saa tõlkida hästi kirjakeelde. Ja õnneks mul on sõber Kontra, kes on tõlkinud mind võrukeelde. Aga nüüd ongi selline variant, et kas on siit, kes tahab, kas loen võru keeles või loen eesti keeles? Ikka võru keel on väga hea. Sest see on nagu aus. Tegelikult. Et see on siis, räägib minust endast see üks teksti jupp. Tutvustuseks. Kats Soome minnu. Muideks, kui keegi võrukeelest aru ei saa, siis siit saab eestikeelse võtta. Kas keegi soovib? Jaa. Sinule ma saan anda soomekeelse. Sest nii, et ma saan anda siit eestikeelse ära ja aga see on ei ole, aga see midagi ei ole teha, aga see läks keel muutus siin ühel leheküljel. Väga Karjala teema. See on siis võru, ei eesti keeles tähendab, see on eesti keeles ja siis see on siis
Vaat. Lehekülje numbreid ei ole, see on soome keeles. Palun mulle kaasa. Ei saa. Ei saa. Ei, see on nii pikk jutt. See on nii pikk. Nii, aga tegelikult ma arvan, et iga eestlane võiks ka võru keelest aru saada. See ei ole nii hull. Võru keel ei ole sugugi nii hull. Ja kui mõnest mingist asjast aru ei saa, võib lohutada ennast sellega, et ega kirjaniku jutust nii aru ei saa kõigest, mis ta räägib. Ka siis, kui oleks kirjakeeles. Nii, kats saame minnu. Kui eestlane tund huvi kiema ole, vasta, et suumlane ja asiants. A kui eestlane tund huvi, et kost kandist Soomest, siis ma kõnele, et päriselt on kats minnu. Mä ja mie. Mä on Helsingi krakka. Kinkäs mulle meeldus hinnast tetä ega kõrd, kui käy Helsingin. Lahe on kõnelda stadilaisi muudu ja pruuki sõnnu, mida pruukva inne põlitsed stadilase. Lahe on aia pääs sälga nagu Vesamatti Loiri. Tuda tekee innest Turhapuro Unos. Mängufilmin päälkirjaga Happy Endkö, eli kuinka Uno Turhapuro sai niin kauniin ja rikkaan vaimon. Kie ei ole filmi nänny naile tiitmises, et Vesamatti Loiri on sääl õkvalt nagu Tonneri Jörn. Kõik, kui telekan kõneles. Pää viltu ja huule torun. Nõnda. Sääne kujo, et naara või ikka. Inne karakter esi mõtles, et ta on õmbalas šef. Selle tegelikult kõik Soomen tiidvä, et kiekki joht ei ole Helsingist peri. Esiki, kui su suguvõsa oma aasta sattu elänu Soome liina. Mie on sjoog ja ma tunne, et ole kõige rohkem. Juurikas on mul Möhkön, Ilomantsin, Pohjois-Karjalan. A rohkem pole iks elänu hoopis Kiteel. Sääl Kiteel, mie on ka Pohjois-Karjalan, ütlema Kitteel. Nii me ütleme sääl katta teega, seo kotuse nime välja. Esä otsus perre kolimisi sinne, kun ma alosti katsandat klassi. Helsingin kävi katsandan klassin vast 2 nädalit. No vahtsen koolin naatti minno õkvalt kiusama. Õnnes mul oliva kippõ jala, a saiva minnu kätte ja ma sai pikki molo. Jalka vist päästse mu lõpus ära. Selled oli tuu pääle Mihkli. Mu mansa tsura pantseva määnselegi silmapilgul nuhtlusele mutso pähe, et ta jättäsi minnu rahule. Tuu tei väega süäme lämmäs ja ma ole naile tuuist elo lõpuni võlan. Ja Kiteel piame iks häämeelega kinni, kui sinna kanti trehvä. Ka hulgale eestlasile on miilde jäänu, et ma ole Kiteelt. Käve kõrd promenaadi 5. Nimelitses on Kõrtsun. Sjo on üks kunstiinemisi kuup Tartun. Sääl suitsunukkan ol määntägine musta teehammõga asjapulk ja nakkas esi muka Kiteest kõnelema. Ta ütel, et Kiteelt on peri 3 kuulsa asja. Edimene on Nightwish. Seo arvassi är. Tõne on Värtine. Tuut ma es pakku selle, et ma esi mõtle, et na oma naabri vallast. Rääküle. Siis te küsi vaikus. Ma küsse, mie tuu 3. asi on. Ja miis ütel mulle, sa muidugi. See oli kimmele üts uhkem pitt silmapilka mu elun. Et Tartun ole kuulus kiteelane. Ja seo ka viil, et Tartun mõni tiid kon kite om.
Kide lindel ja ummeku Soomen olema oma Eesti numbrimärgiga umbele kahtlane sel. Olkugi, et mul Volkswagen Polo. Inne vuonis lahtin oma sohvre nõstnu mulle jääpisty tervituses ja seo juhtumukka õkvalt päris edimene kord, kui sõitse sinna kirjutama. Põnev lugu on ju. A tuu tõllas ega üts saavast arvu, et Eesti numbriga olt Soomen X umbele kahtlane küll. Jutt käib nüüd aastatest, ütleks 3 ja 20. Et olessi selge, minkast ma kõnele. Uma Eesti numbrimärgiga massina aknast ole Soomemaal nännu küll keskmest näppu ja küll mu massin paknu huviga politseile. Üts politsei massin või sõita mul jupa ega takkan. Ja kui ta on pandnu tähele mu massinat, kaablutas 10 kilti, nagu seal üteldas X tävesti persen kinni. A põnnev on tuu, et politseile näyta tuuga innast kukki ääst küljest, kui ma ütle, et ma ole kirjanik. On ka naid inimesi, keles joo joht midagi ei tähenda. Oli kõrd Tuubo Vaaran kirjanike luumismajan. Käve jalgsi poodin ja kui ma astse oma poodi kotiga poodist välja, kuulsa rõõgahtust. Vetu on virolainen kirjailija. Niimoodi röögat mulle üle parkla üts noor miis. Pirana pubi Iin. Säänest juttu kuulad siiski nii harva, et ma kõntse tsuramanu oma kilekotiga. Idu oli ülepää mustan ja nii oli ka time punt. Kokku oli naid vast 6 naaset. Põhikooli latse kõik. Kui ma olnu 15-aastane, pellänny kimmale. On mu sugutselle vanamehele paistuvana sõbralikku. Ma küsse, et mida sa ütlid? Ehk, mida siia sanoid? Täes ütlen mida kui midagi. Mitte kui midagi. Ma arvasi, et parem seleta naile, et mu suguvõsa on möhköst peri. Viibas sigaviil möhkö suunan. Ma ei ole kimmes, et na tiidvä, kos möhkö on. Üts pikk tsura ütel tõsile, ma ju ütli, et ta ei ole eestlane. Tuud tsurra oli nänny paar päeva varempa poodimann. Aastakümnid vana vägeva vereva traktoriga. Õkvalt säändse sama ja tuud sama värmi traktor minkaga õpse sõitma. Koskil saman vanusen Nuhvetti Nuffilt. Traktori nimi. Pikk tsura oli saanu loa just tuul päiväl, kui me trehvasimi. Kitsetime massinad ja tuu pärast tuu pikk tsura mu tundse. Tagasi Pirana pubi manu. Küsse minnu kuradima Eesti kirjanikuks nimänny tsuralt, et kas sul oli midagi viil? Oliko sulla vielä jotain? Kõnelsi kõik aeg uman murden, nii nagu X. Tsural juusse juhe kokku ja ta astse minema. Pobisi midagi õige arvu saamaldut. Kiehki ütel mulle, et ta on vindläne. Nii et ao oma veidükese muutunu. Ma kõntse oma tarre ja kirjoti seal edasi ummi asju. Traktori tsurra näivil mitu kõrda. Ma nõstse alati käe tervituses pisty ja time tervit vasta. Ütle egas juhus et seal luuletusel ei ole määnestki sõnumit või opus sõnna. Ja mõtte on ka küllalt sitt. Mõni ütles kimmale, et see ei olegi sukugi määnegi luuletus. A tuuga ta küll pand müüda. Selje, et seo on miks mu luuletus. Seoda muudu no seona satas on mul.
sops ja vups. Ja häppu ka ei ole. Vaat, selline filosoofiline, issand, kui raske seda, aitäh. Võru keel on ikka raske, ega see minu emakeel ei ole, nii nagu eesti keel ka mitte. Kas võru keeles saab nagu sõimata ka ilusti või? No ikka saab, aga nüüd sõimamise teema. Ma küll ei taha kedagi sõimata. Ei. Isegi seda piiskopit ei taha Leot, kes nüüd on vangimajja pandud, et ta Karjala liito rahadega on aastakümneid Petroskoi ülikooli naistega halvasti käitunud. Ma tean küll tema kohta mitu sõna, aga ma ei saa öelda. Pärast ütlen. On nende piuksud. Ja saan ka Karjala keeles oskaks öelda. Aga ei ütle. Jään härrasmeheks. Alati aitab panna mingi särk selga ja midagi ilusat selga, siis sa saad aru, et siis ei aja ka lolli juttu suust välja. See kohe aitab. Nii, ja kui on mingi küsimus, siis võib käe püsti tõsta, jah? Õ-tähega oli raske harjuda või? Küsimus kõlas, äkki ma ütlen küsimuse üle, et kuidas Õ-tähega oli. Ja kui ma tulin Eestisse, ega ikka oli küll. Ja meil ei ole ju Karjalas ka Õ'd ja soome keeles ammugi mitte. Ja kui ma tahtsin, et keegi mind kuulaks, no kuidas ma siis ütlen, et lõpeta ära, palun võta mind tõsiselt. Võtan. Trenni tegin ja olin piisavalt noor, et veel oli võimalik ära õppida. Ja. Aga Ja. ükskord oli internetis mingi soomlaste tehtud programmikene. Sina toksid teksti sisse, vajutad nupule ja tema hääldab selle. Aha. Mina kirjutasin rõõmsaid pühi. Nii. Vajutan nupule. O-tilde, said pühi. O-tilde, no väga loogiline. Saab hakkama küll. Ja. Kapsaraud oli seal, jah. Palun. Kas selle võrukeelse teksti panite ise kokku või aitas teid Sule Viba? Ei, aitäh, väga hea, et tuli küsimus kerkis, et kas ma võrukeelse teksti ise panin kokku. Ei, mind aitab Margus Konnula kontra. Et tänu kontrale ja ma küsin nõu omajagu muidu ka. Põhjus, miks ma neid enda kirjutatud asju võrukeelde olen lasknud Margusel tõlkida, on selles, et minu meelest on õige, et seda minu Ida-Soome kõnepruuki eesti keeles tõlgiks keegi murretesse või teistesse keeltesse. Nii nagu Heli Laaksoneni asju on tõlkinud Jan Rahman võrukeelde ja vastupidi Janni asju on tõlkinud Heli oma Laidila keelde. Nii et see on ilus ja seepärast neid luuletusi, mida mul on terve luulekogu, mis ma kirjutasin salanimega Tommi Turunen, et neid on tõlkinud Margus Konnula kontra võrukeelde. See on väga õige, sest tõlkijale tuleb alati pöörata ju tähelepanu ja olen väga tänulik, et Margus on tõlkinud mind. Et see on väga tore, jah. Võib-olla ikkagi ma palun. Ma küsiks see luule minu arust, minust siin oli õpetus. Jah, väga tore. Jah. Ma ei tea, mis õpetus sina pidasid meelest, aga minu arust siin oli õpetus ja õpetus on see, et inimene ei ole üks. Inimeses on mitu mind ja sinus on nüüd siis see Soome, see Helsingi mina ja siis on Karjala mina, siis sul on see Eesti osa, seal tuli kolmas tegelane ju luule lõpus. Ja ma tahakski küsida just selle alusel, kui inimeses on mitu mina, selle pealkirjale vastust. Jah, väga tore. Seda ma ei tea, ma loodan, et kõik kuulsid ja said selle linti. Muidugi inimesel võib olla väga palju identiteete ja ma usun, et tänu sellele, kui inimesel on tugev identiteet selles oma perest saadud, siis sellele identiteedile võib tulla ehitada teisi identiteete. Et see, kui inimene on
tunneb ennast hästi, siis ta võib tunda hästi ennast ka teistes keeltes ja ei ole mingeid piiranguid, et noh, ja keelde ja ma ei ole kunagi uskunud ka seda, et mind ei ole väga see, mida teised inimesed mõtlevad, mind eriti ei ole huvitanud, sest ma tean ise, kes ma olen. Ja seetõttu ma võin kirjutada eesti keeles, kuigi ma ei ole eestlane. Kes keelab? Kirjutan eesti keeles. Ja nüüd, kui mul läheb ka Eestis kirjanikuna väga hästi, keegi isegi midagi ei popise ka. Ma ei tea, kas keegi kunagi isegi väga popises, sest mind tegelikult see ei huvitanud. Aga samamoodi on ka selle Karjala teemaga ka. Mina räägin nii nagu torust tuleb oma keelt ja seda ma varsti demonstreerin ka. Ja las teised mõtlevad, mida nad mõtlevad. Aga mul on ma tunnen ennast väga hästi nendes keeltes, milles ma kirjutan. Ja see, et kas Soome passiga tohib üldse olla karjalane, see on tegelikult pikk hästi, see on väga, seal on hästi palju nüansse aga kui rääkida ainult nüüd sellest, et kes mina olen, siis loomulikult pole mingit probleemi, aga see võib tunduda mõnele inimesele pisut imelik, et oot, karjalane, oled sa Soomest või Venemaalt, kui inimene üldse mind ei tunne. Ja siis mul on ka vastus olemas selles mõttes, et ütlengi, et ma olen Soome passiga. Ja tegelikult, kui keegi mõnikord Eestis on selliseid konservatiivseid inimesi, et no aga ikkagi, kuidas sellega ikkagi on see, kust siis see nagu, kust te pärit olete, vanaisa talust. Ma avastasin alles nagu üsna hiljuti, et vanaisa talust täpselt pool jäigi Venemaale. Nii et 300 hektarit metsa on Venemaal, 300 hektarit metsa on Soome poole peal. No nii, et ka geograafiliselt ma kujutan ette, et mul on nagu õigustus öelda, et seda Karjala juurikat on minus küll ja küll. Et selline huvitav lugu. Ja see on siis see samune Möhkö ja täpsemalt Rahevaara. Üks järvekene on seal. Ega peale sõda vanaema väga seal elada ju ei tahtnud, selge see, sest sinna tekkis piiritsoon ja keegi ei saanud tulla külla ka, kui ei registreerinud ennast piirivalvuritele ja seal kuna sinna tekkis see piir, siis ikkagi ta muutus ka perifeeriaks, et teede ehitus ja kõik muu, et kes ehitab ikka sinna teed, kui riik lõpeb siin. Nii et siis ka väga raske oli piima vedada selles piimakärus mitu kilomeetrit sinna tee ristmiku juurde, kust siis piimale tuldi järele. Metsa oli seal väga palju, aga põllumaad ei olnud nii palju. Et erinevaid põhjusi oli väga palju, et nad müüsid Soome riigile 60-ndatel kõik need metsad maha, vanaisa ja vanaema. Ja siis nad kolisid Möhköst umbes 30 kilomeetrit sisemaale Ilomantsi. Et see Ilomantsi on siis see minu lapsepõlve vanaema koht, talukoht. Aga see, et Soomes on küllaltki keeruline olnud see olukord, et kes on karjalane, et ta peaks olema ikkagi, et ma mõtlen, et kuidas ma läheneks selle küsimusele näiteks nüüd sedasi, et kui mina räägin oma keelt, nagu ma räägin, nagu mina ütlen, siis keeleteadlaste arvates see on Ida-Savo murre. Ja ega mina ka nüüd ei hakka vastu vaidlema kuulsatele keeleteadlastele. Ja ma olen ka ise õppinud soome-ugri keeli. Lasta õpikutes olla kuskil Ida-Savo murre. Aga ma ei soovita kellelgi tulla sinna Põhja-Karjalasse ja öelda kellelegi seal kuskil, et te räägite siin Ida-Savo murret.
Sest see võib lõppeda väga halvasti, eriti kuskil viineri purksi järjekorras öösel. Jah, vaat. Halvasti võib lõppeda jah, sest Põhja-Karjala inimestel on oma identiteet ja see kohe kindlasti ei ole, ta võib olla soomlane küll, aga savolane nüüd kohe kindlasti mitte. Savo on võt seal ja ei ole mõtet talle öelda, et sina räägid nagu savolane. Kellelegi, kes on Pohjois-Karjalast, Põhja-Karjalast. Ja üks mu luuletus on selline, ma loen ta originaalis. Kun mietien paisti, niin se on paisti, vaikka siulle se on Karjalan paisti. Kun miettien piiraita, se kuhut niitä Karjalan piirakoiksi. Kakuhu poikkeen. Kun me kirjoitan runon, minulle se on runo ja siulle murreruno. Ja haitanneko tuo mitään. Se oli minun oma keel siis, kotunen keel. Mitään nyt se, mistä minä räägin, vai mitä kaikki räägivät siellä. Et kui ma teen prae, siis on ta praat. Aga sina nimetad seda Karjala praeks. Ja kui ma teen pirukkaid, sa kutsud neid Karjala pirukkateks. Ühesõnaga meie ütleme pirukad. Ja kutsu aga. Ja kui mina kirjutan luuletuse, minule see on luuletus, sinule see on murre luuletus. Ei sega se vast kedagi. Nii et need küsimused, identiteedi küsimused, soomlane, karjalane, setto, eestlane, vorokene, need on väga huvitavad alati inimeste juures. Ja muidugi inimesel on, ma arvan, et meil on ka õigus iga ühel ennast identifitseerida nii nagu meie tahame. Juba see, et inimesel on mitu identiteeti, see on juba meie tegelikult olemuses ka, sest meil on ju ema ja isa. Ja ema tuleb kuskilt, mida kaugemalt, seda parem. Ütleme siis, mida kaugemalt isa tuleb, seda parem. Ühesõnaga väga halb on see, kui isa on naabertalust. Parem kui Hispaania meremees. Et või Karjala laukurisse. On mõni selline. Karjalaste kohta ju öeldi omal ajal niimoodi, et me oleme laukurissed. Aga mul on ka kott kaasas ja raamatuid saab osta ka. Poest saab odavamalt. Poest saab kindlasti odavamalt. Et jaa, see on nagu ränd, nagu umbes nagu jaa. Ja Karjalastel meil on ikkagi, stereotüübid on selline huvitav asi, millest on alati põnev rääkida, et nad tegelikult natuke, minule stereotüübid iseenesest, nad annavad natuke isegi sellist julgustust. Et meil Ida-Soomest tõesti, kui see sama Heli Laaksonen Lääne-Soomest ütleb, et me Ida-Soome inimest oleme sellist, et meil kogu aeg tuled põlevad. Ma ei tea ise ka, mida see täpselt tähendab. Aga et me oleme järelikult elavad. Aga et see ongi ju väga vahva. Ja kui Ida-Soome inimesed, me võime tõesti nutta ja naerda, kas või korraga ei ole mingit probleemi, siis meil ei ole sellist, ma ei tea, koormat nagu võib-olla põli Lääne-Soome mingi päris Soome mehel, et ta peab olema kuidagi nagu, ma ei tea, mida ta peab mehine olema või sünge ja ma võin tõestada. Sa võid tõestada, et nii on, jah? Ma olen 100% Lääne-Soome. No just. Aga mulle annab see Ida-Soome nagu juurikas sellist, ta on selline hea asi. Ja pealegi, kui ma kolisin 1993 Tartusse Ida-Soomest, ma rääkisin ainult Ida-Soome päraselt siis soome keelt ehk oma kodumurret ja Tartus kõik teised soomlased said kohe aru, et tema ei ole Helsingist, Turust, Tamperest, Jyväskyläst, mitte kuskilt linnadest, vaid metsast. Sest ma rääkisin nii nagu, ütleme, setod Eestis.
ja loomulikult see oli ka siis kohe minu identiteet omamoodi, sest ma olin nii teistmoodi kõikidest teistest. Ma ise ka mõtlesin, et Tartus õppis väga palju igasuguseid Oulu inimesi ja Pohjanmaalt, mõnikord terve Seinejogi kursus oli tulnud õppima kehakultuuri. Ma ei saanud aru üldse, et miks see nii populaarne oli. Nende hulgas Ida-Soomest mõni üksik. No me tundsime loomulikult kohe üksteist ära, sest sellest, kuidas mina ütlen mie, sie, kõik oli selge kohe, et kust sa oled pärit. Nii et see, et ma tollal ka küsiti, hakati 1993 Tartus tekkis selline Võru liikumine. Kauksi Ülle suutis kuidagi seal tekitada sellise huvi kirjanikes, et nad kirjutaksid võru keeles. Võib-olla huvi tekkis rahaga. Ma imestaks. Et Kauksi Ülle ütles Ruitlase Olavile, no sa oled Võõpsust kirjuta ka mõni võrukeelne luuletus. Või Aapo Ilvesele räppinast. Kontra ei kirjutanud tollal oma keeles, ta rääkis kirjakeeles ja kirjutas kirjakeeles. Rahmanian, kõnetraadi autor, tema oli esimene vist, kes võru keeles hakkas luuletama ja kirjutama ja see kõnetraat pala ka ju Eestis tekitas palju sellist elevust, et mis laul see on, mis keel see on. Ja siis toimusid meil kusjuures võib-olla isegi Fenno-Ugria eest vedamisel näiteks need sellised üritused, kus igasuguseid ugri-mugre tulid siia mängima pille, et olid võis olla Vepsa laulukoor ja Sergei mängis pilli, teine Sergei ja kolmas Sergei mängis ka pilli ja siis tulid siia igalt poolt moosekandid ja kogu selles seltskonnas, kusjuures karjalasi väga ei olnud. Meil õppis Tartus marisid, komisid, utmurte, mõni Erža Moksa. Meil oli seal väga komi, Nikolai Kuznetsov, igalt poolt. No kus karjalased on? Kedagi ei olnud. Mitte ühtegi karjalast ei olnud 90-ndatel Tartus, kellega mina oleks kohtunud. Ja mõnes mõttes siis ma ise ka juba tollal serveerisin ennast karjalasena kas või Viktor Šibanovile, kellega me luuletusi me tõlkisime oma vahel. Ja see Karjala selline juurikas nagu võimendus mul siin Eestis nende aastakümnete jooksul. Et Soomes mul ei oleks olnud ju vajadust kuskil rõhutada, et kust ma täpselt pärit olen, aga Eestis kuidagi, ma isegi ei oska öelda, miks see identiteet nagu tärkas minus. Nii et jaa. Kas siis Soomes ei ole nii tore olla karjalane või on see kuidagi olnud ajas Jaa, no, väga hea. On olnud äkki mingi Süksed traumaatilised ajad, et karjalane pole hea, aga võib-olla nüüd on midagi muud, et äkki sa räägiks natukene sellest. Küsimus oli Sai Klinti küsimuse, jah. Ja ma ei tea, kas kõik kuulsad, aga äkki ma ütlen üle, et kuidas siis karjalane on olla Soomes või on olla varem olnud. Et ega see, et seal kuskil idas on karjalased, ütleme Lönnruti aegadest ja kui Kalevalat koguti siis ja kui Lönnrut pani kirja neid karjalaste tekste. Mul läheb kohe nagu süda pahaks, kui ma mõtlen selle peale. Nad ei saanud ju, kui Lönnrut pani kirja, mida ütles Juhana Kainulainen Kesalahtis, Hummovaaras, 1827 ja 29. No kohe kindlasti Juhana ei rääkinud nii, nagu Lönnrut pani kirja. Ma olen 100% kindel selles. Juhana rääkis nii, nagu torust tuleb, nagu kõik seal räägivad. Juhana ei osanud rääkida niimoodi, nagu Lönnrut pani kirja. Lönnrut kirjutas Soome eepose ja pani sinna oma loomingut. Ja
muidugi hästi tegi. Aga Juhana jutust ma arvan, et see oli ikkagi võrdlemisi kaugel. Vorm, aga sisu võis olla täpselt sama. Et kui ikkagi oli, kui Juhana laulis, kuidas karudega jännati, siis küllap Lönnrut need pani kirja sisuliselt nii hästi kui oskas. Nii et siis oli veel kõik hästi. Aga millal siis läks natuke koledamaks? No eks ikka siis, kui tuli sõda. Ja nüüd ei ole isegi see kodusõda Soome, kodusõda punaste ja valgetega, see on minu meelest nagu Põhja-Karjalas, Põhja-Karjalas, see ei ole kunagi meile olnud teemaks. Kes oli punane, kes oli valge ja me võtsime hästi rahulikult neid teemasid gümnaasiumis ja see on tegelikult, see tragöödia on natuke nagu muu Soome tragöödia. Ma ei ole täpne, kui palju on vaja minna lõunasse, kas juba Lappeenranta, Imatra või seal juba on kodusõjal on siis juba teine tähendus Kouvola, Riihimägi, aga Põhja-Karjalas kodusõda ei veel mõjutanud inimeste elu üldiselt. Julgen öelda, ütleme see minu arusaamide järgi. Kui keegi teab kunagi vastupidist, siis ma olen väga tänulik, kui saaks targemaks. Aga küll aga siis, kui täpselt sealt samast Ida-Soomest oli vaja talvesõja järel evakueeruda. Sealt tuleb üks huvitav sõna soome keelde evakko ehk sõjapõgenik. Ja minu vanaema pidi põgenema 2 korda. Ühes artiklis on küll kirjas 3 korda, aga ma arvan, et vanaema lihtsalt natuke pani juurde, nagu Karjalas ikka pannakse juurde. Et minu teada 2 korda. Ja siis kui lõpuks, kui sõda lõppes, siis need rahutingimused ei olnud kõige paremad Soome jaoks. Iseseisvus muidugi säilitati. Karjalaste jaoks oli väga kurb, sest väga suur osa Karjala aladest tuli ära anda. Luovutettu Karjala tekkis. Ja võib öelda, et isegi kuskil 400 000 inimest Karjala aladelt põgenes, paigutati Soome aladele. Soome võttis nad vastu, pakkus seda võimalust kõigile, kes sealt põgenes. Ja need karjalased ka paigutati laiali mööda Soomemaad. Nii et see on ühest küljest päris hea lahendus minu meelest. Aga tekkis ka kultuuri erinevuse tõttu palju konflikte. Ja lihtsalt, need olid ju põgenikud ka selles mõttes, ega neil ei olnud mingit varandust, et nad olid ju hädas ka ja neid oli vaja aidata. Ja siinkohal ma ikkagi rõhutaksin ka seda, et kas või minu vanaema, kes 2 korda pidi põgenema, mäletab seda, kui hästi temasse suhtuti. Ta läks võõrasse kohta, aga suhtumine oli väga hea. Ja teinekord ta sai oma sugulase juurde jälle, kust suhtumine oli väga hea. Et vahel me unustame, et ka suhtumine võis olla Soomes väga soe ja sõbralik. Et ei olnud niimoodi, et karjalased kõik, kes paigutati Soomes laiali elama, et nüüd kõigil oleks olnud väga jube see elu. Aga samas oli ka neid näiteid, kus võib-olla oligi koolis last kiusati ja sõimati ja täpselt samamoodi need Karjala inimesed hakkasid nagu seda oma identiteeti, oma päritolu kas nüüd just otseselt varjama, aga nad ei rõhutanud seda mitte mingil moel ja püüdsid vaikselt integreeruda Soome ühiskonda või kuidas siis on, et võib-olla on assimilatsioon, kumb siis parem sõna on, aga igal juhul vaikselt
ei tehtud lärmi. Hannele, ja palun. Ma hea meelega kommenteeriks seda läänesoomlasena. Jaa, suurepärane. Kuna Läänesoomes karjalased oli ju nagu nii võõrad ja siis kiusamise vaid sellise nagu et nad on erisugused. Selle kõige suurim taust oli siiski maa jagamine karjalastele. Lääne-Soomes, just seal Turku kandis, on Soome kõige parimad põllumaad. Suured põllumehed, suured maaomanikud, need oli sunnitud ju loovutama oma maid. Siin on mingi teatud süsteem, kuidas seda maad jagati ja ega maa omandamine on ju asi, et kõik, kellel on oma maad, ega see nüüd sellest ei taha loobuda ja okei, me teame, et ju peame abistama ja oi ja küll hambad ristist või rusika taskus, et okei ja näia soomlased ja küll me nüüd aitame neid. Aga seda ei tehtud nagu ausa meelega või hea meelega, et siiski jäi kibestumine, et minult võeti maad ja loomulikult võeti kõike parimat maad ja nüüd mida need saavad nüüd minu parimat maad ja nendel endal oli kivised põllud seal ja nüüd minu hea Lääne-Soome maa on võetud. Sellist minu kodukülas väga hästi teati, et kellelt oli kellegi karjalasi, seal elas mõned karjalased ka samas külas, et kellelt need oli nagu need maad, need hoidis seda nagu, et minu maadel nad elavad nüüd praegu. Ja see oli võib-olla see kõige suurim, no kultuurikonfliktid on teine küsimus, aga eriti just Lääne-Soomes seal, mis on see päris Soome nagu Turku kandis, see oli nagu omandi küsimus, raha küsimus. Kahjuks, aga suhtumine, inimeste oma suhtumine oli jälle see võib olla küll vägagi erinev. Aga sellest loomulikult tuleb sellist, et need jäävad ka nagu oma seltsi. Ja teine asi, mis mulle jäi nagu soometumise ajal nagu väga hästi meelde, on see, et meie poliitiline eliit kartis seda, et tuleks seda Karjala tagasi liikumist, et ei tohi nüüd puututa seda asja, mitte midagi Karjala tagasi asja, meil on nüüd Kekkonen ja meil on head suhted ja jätkeme nüüd kõik rahule ja unustage nüüd see Karjala. Et see on ju paadi kõigutamine ja meil heate naabrussuhete nagu. Mul jäi see väga hästi meelde ka ja siis võib-olla, et ega oleks pidanud tegema intervjuud tegelikult nende küsima, et kuidas see nendele mõjus, et unustage sellest Karjalast rääkimine nüüd. Kas sa tuvastad seda nagu ta Karjala taustaga seda? Jaa, see on kõik väga õige, mis sa ütlesid ja mul on väga hea meel, et meil oli gümnaasiumis Evako projekti ja ma intervjueerisin oma vana ema. Et ma ei oleks saanud ju nüüd raamatu jaoks, minu Karjala jaoks mitte midagi vanaema käest küsida, aga 1991 ma lindistasin teda ja tegin artikleid, kõik me tegime ja see materjal oli väga põnev lugeda. Ja eks piisab ka ju kiusamiseks koolides lastel ka sellest, kui sa räägid teistmoodi. Kui sa lihtsalt, palun. Ma tahtsin natukene meelde tuletada seda suhtumist, et kui nüüd karjalased sattusid Ida-Soomest sinna Lääne-Soome, kuidas neid siis seal vastu võeti. Sama nähtus oli ju ka Eestis. Natuke teistmoodi, tähendab, väga paljud eestlased olid läinud itta Venemaale maad saama ja oli võimalus Nõukogude Liidust opteeruda Eestisse kuni 1924. aastani. Siis oli raudne eeskiri, harvad kirjad käisid, muud ühendust ei olnud. Aga 1940 oli võimalus ja väga paljud eestlased tulid siis ise Eestisse tagasi, kuna nad veendusid, et seda, mida Venemaal pakuti, need maad ja värgid ei läinud niimoodi õitsema. Nad tulid siia tagasi ja väga paljud tulid veel pärast sõda, 1944-45 ja kuidas neid siin vastu võeti. Minu klassis näiteks oli üks Venemaa Eesti tüdruk, ma sain sellest alles 10 aastat tagasi teada, et mis oli tema päritolu, tähendab ta varjas seda. Või siinsamas Keelekirjanduse instituudis oli mul kolleeg, kes ei avanud üldse oma seda minevikku, sest et see oli pahaks pandav.
ja kui ma veel tuletan oma isa meelde, siis minu isa oli väga noh, selles mõttes nagu ettevaatlikuks tehtud, et kui tuleb Venemaa eestlane ja kuulab salaja järgi, mida te räägite ja räägib siis 3. kohas, noh, nii ütelda salakuulajana. Ja siis tulid 41. aasta küüditamised, tõsised poliitilised repressioonid nende Eesti peremeeste kohta, kes olid liiga palju suud lahti teinud. Ja sealt tuli see hirm, nii et see on nagu noh, natuke teistmoodi olukord, aga suhtumises on üsna palju ühist. Ma tooks natuke tänapäeva paralleele, et huvitav on see, oli minu jaoks, kui ma minu Karjala raamatu jaoks tegin uurimustööd ka oma selle Möhkö kohta ja kohtusin mitmete piirivalvuritega, kes on pensionil. Ja siis tuli välja, et need piirivalvurid on kolinud Lääne-Soomest Ida-Soome ja kui ma küsisin, et kuidas siis nii, mitmed piirivalvurid, siis mulle öeldi, et me ei saanud võtta piirivalvurit tööle siit Ida-Soomest sellepärast, et tal on seosed. Tal võib olla kuidagi, kui ta on kohalik, siis tal on võib-olla salakaubavedu, võib-olla mingisugune muu poliitiline, et need olid, see tundus nii imelik, et kuidas saab olla, et ja nad elasid Möhkös ja pensionil ja väga õnnelikud ja üks tõesti kuskilt Turukandist ja teine kuskilt Pohjanmaalt ja mida te teete siin Ida-Soomes ja piirivalvurit ja siia meid saadeti, sest kohalik ei saanud usaldada. Et ma ei olnud selle peale üldse kunagi tulnudki, et nii võib olla olnud ka Soomes kunagi. Et, ja ikkagi ma rõhutan, et see oli ka ainult need 2 meest, kellega ma kokku sain. Ma ei tea, kuidas muidu. Palun. Aga kui palju võis jääda sinna Venemaa poole peale Karjalasi? Väga hea küsimus, et kui palju jäi Vene poole peale Karjalasi? No ega siin ma kardan, et ega siin eriti muud ei ole, kui toetuda Venemaa rahvaloenduse andmetele ja siis ka mõeldes, et mis siis pärast juhtus ikkagi, et ega Venemaa huvides ju ei olnud või Nõukogude Liit ju ei olnud huvitatud sellest, et Soome piiri ääres elaks inimesi, kes saavad aru soome keelest ja kes tunnevad ennast soome-ugrilastena, et Karjala aladelt, ütleme siis laiast laastust, kõik need alad, kus Karjalasi elas Nõukogude Liidu poole peal, sealt hakkas massiline küüditamine igale poole ja Tveri, Kalinini oblastisse ja kuhu iganes. Nii et lõpuks seal teisel pool piiri, ega sinna ma ise ikkagi ütleksin, et väga mitmeid 10 000 karjalasi sinna ei jäänud, et numbritest võib rääkida 70 000, 80 000 karjalasest peale teist maailmasõda ja kuni siis 80-ndateni või niimoodi, aga ega kuna ma olen seal siiski käinud, millest ma ei ole kunagi rääkinud ega kirjutanud ja ma oleks täna ka rääkinud, aga ma juba lobisesin välja. Ega seal väga Vene Karjala poole peal ikkagi seda Karjala keelt ju ei kuule. Aga sellest, kuidas ma Venemaal käisin, siin küll raamatus juttu ei ole. Jaa, võib-olla sul on paremad andmed. Just. Ma tean mõnda arvu. Et tegelikult jah, et kui vaadata nüüd siis Venemaal neid rahvaloenduse andmeid ja esimene rahvaloendus on 1926 tegelikult. Aga siis olid ikkagi need Karjala ülestõustud, need olid muidugi juba ka läinud. Et esimene, kui piir pandi paika, siis ju Soomel on ka ju Tartu rahu, eks ole, Venemaa Föderatsiooniga. Ja siis seal on üks siis ka nagu salaprotokolli juures, kus on siis see, et Vene või Nõukogude võim siis garanteerib seda autonoomiat. Aga muidugi Nõukogude Venemaa ei hakanud midagi tegema, tuli Karjala ülestõus sai lüüa ja siis toimus sealt Rebola ja sealt piirkonnast tohutut äraminekut. Kuskil 10 000 karjalast tuli Soome. Ja siis ütleme need rahvaloendus 26 muidugi näitab väga palju karjalasi, elab tegelikult ju Moskva, Tveri. Need ongi Tveri karjalased.
Neid on peaaegu sama palju kui karjalased, uskumatu, neid on kuskil 125 000. Tänaseks on jäänud ainult sinna paar tuhat karjalast. Nii et, aga seal on just see teise maailmasõda, Moskva lahingud ja nii edasi, siin on nagu mitmeid aspekte, miks neid veerikarjalasi enam ei ole. Aga siis jah, et ütleme siis, kui 59, see niisugused rahvaloenduses tõesti kuskil karjalasi umbes 70 000 kuskil niimoodi ja tänapäevaks siis viimane rahvaloendus kuskil 30 000. Ma ütlen väga ümardatult ja kuskil siis keelekõnelejaid 13-14 000 siis üldse. Ja hästi kiire on siis karjalaste, eriti Vene pool olevate karjalaste see arvu vähenemine, et see on nagu kindlasti üks kõige kiiremini lahkuvaid põlisrahvaid üldse terves Venemaa föderatsioonis. Aga võib-olla äkki sa räägid neid karjalasi, kui palju neid siis Soomes või palju praegu? Aga see üks täpsustus veel, et siis Karjala on olnud ju ise ka siis selle Tartu rahu osas oli jagatud selle Venemaa ja Soome osas ja see Karjala, mis jäi nüüd siis sõjas Venemaa poolel, see Soome osas sealt küll pea kõik tuli evakueeriti Soome, ainult üksikud jäi ja need oli sellised, nendest on tehtud isegi väga huvitavaid uurimusi viimasel ajal, aga et need, kes jäid see 70 000, need on olnud seal nagu selle Venemaa Karjala, et kus see Venemaa Karjala piir on see ju liikunud, et see asi ei saa olla liiga lihtne ka. Ja siinkohal ma veel toonitan seda, et õige on, minu meelest on õige, ja mitte ainult minu, vaid ka Peeter Kehatšovi meelest, kes on Tartu Ülikooli Läänemere-Soome keelte professor, minu kursavend. Me arutasime seda teemat temaga, et ikkagi Karjala keeltest mitmuses tuleb rääkida, sest see on nii suur ala, et mitte ühe karjala keele kõnelejaid. Aga huvitav on see, et Soomes ja Soome riikliku ametliku või teaduspoliitika jälgi ikkagi on see üks karjala keel tundub nagu see, millega tahaks Soome riik seda asja nagu vaadelda. Mitu karjala keelt kirjanik Miga Keränen arvab olevat? No ega siin, see on maitse asi, et see on umbes nagu küsida keeleteadlaselt, et kui mitu väldet on eesti keeles, siis Paul Ariste kohe ütleks 5 väldet nagu naksti. Minu käest küsitakse mitu väldet, ma ütleks 2. Et aga et see on täpselt, aga no ütleme vähemalt 3, 4, 5 küll, jah. Liivi, Aunuse, Päris Karjala ja nii edasi. Palun. Küsimust ka, et Fenugria jälgib siin Facebookis näiteks Karjalan Liito, RÜ-d aga et kuidas sa iseloomustaksid seda organisatsiooni, et meile väga meeldib selle sisu. Et väga siis palju need igasuguseid üritusi korraldavad ja tegid sellise pusle nagu loovudetu Karjala, mida me kohe tellisime 7 tükki, andsime ainult valitutele. Minul ei ole mingit kokkupuudet Karjala Liitoga. Nii et tegelikult kõik, mis ma ütleks, kas või ütleks, et midagi positiivset või negatiivset, siis oleks huup ja lambist, et mul tegelikult ei ole. Aga see ei ole sind huvitanud või? Ei, tegelikult ega eriti, siin on see asi, ma elan Tartus ja mul ei ole kokkupuuteid Karjalan Liitoga, mitte mingisuguseid. Ja see on evakueen. Ja teine asi just nimelt, see on väga õige, et ma tunnen mõningaid inimesi, kes on tegelenud mingites nendes organisatsioonides, aga ma ei saa öelda isegi milles, sest ma ei ole kindel, kus ja kuidas. Aga ma olen kohtunud mõndadega küll näiteks ühe väga toreda Soome pundiga Pärnus. Loimulan Voima vist laulsid Karjala laule ja nendega oli väga tore, aga seal on nüüd ilmselt ikkagi enamus, kui soomlased mõtlevad karjalastest, mis on jälle selle küsimuse juurde saab, tegelikult soomlane mõtlebki neid, kes on sealt kaugelt, ütleme teiselt poolt piiri, hoopis teistsuguse keelepruugiga, karjala keelega kolinud Soome ja see nüüd ei ole tõesti see Ida-Savo murre, mida mina räägin, vaid see on ikka täiesti üks nendest karjala keeltest ja nad omavahel ei saa hästi läbi, sellest olen ma küll aru saanud. Nad omavahel ei saa mitte kuidagi läbi ja see on üks põhiprobleem ka, miks nad ei ole suutnud
no suurt midagi ikkagi korda saata, sest võrokesed ja setod näiteks saavad Lõuna-Eesti asju ajada koos küll. Võib-olla sellepärast ka, et Võromaa ja Setomaa on ikkagi, nad on lähestikku ja sõbralikult koos suht väikese ala peal, et karjalastel on keerulisem, kui see asi lähebki sealt Peterburist vorstina sinna Murmanskini välja peaaegu. No kus sa siis ühist keelt leiad sellises olukorras. Ja kui nad on Soome kolinud, siis ongi, seal tihtipeale räägitakse, et nemad on Suojärve karjalased või nemad on kuskilt mujalt, et see piirkond nagu fikseerib natuke seda ja mis on see õige karjala keel, et seda selle üle nad vaidlevad selle asemel, et võiks mõelda, et äkki ikkagi tegeleme kõikide keelte, karjala keelte, kõigi Läänemere soome keeltega, ei hakka siin kedagi kellegi arvelt nagu maha tampima, et see on äärmiselt keeruline olukord ja ma ei ole sellesse suppi oma lusikat pistnud, saab Soomes öelda, ma ei tea, kas eesti keeles ka eestipäraselt ja saab aru, et ma ei ole vihelnud seal vahel. Et mina kirjanikuna muudkui kirjeldan seda, mis ma näen ja siia ma tooks üks katkend, mida ma tahan kangesti lugeda, ma mõtlesin ette Karjala teemadel. Pärast saab küsida ka veel, aga see on üks hästi huvitav lugu, mis minuga juhtus. Ja sellepärast ma mõtlesin, ma kannan selle ette. Saunarahu raamatus on väga palju juttu Karjala saunadest, sest ma kirjutasin seda raamatut seal Ida-Soomes. Istusin saunas venelaste või ukrainlastega. Käisime laval, soomlased, siis venelased või ukrainlased. Siiamaani ei tea, kas nad olid venelased või ukrainlased. Aga sellest peate ise lugema. Aga üks huvitav vestlus mullivannis. Jämeda kuldkettiga kohalik mees. Seal Karjalas on ka Soome meestel võivad olla nii paksud kuldkettid. Mullivannis istusin. Ütles, et mulle, et ta sõidab vahel Tartust mööda Koidulasse. Pidin küsima uuesti, et kuhu? Ikka Koidulasse. Sealt ei saa kuhugi. Imestasin. Suu mulle täis. Me olime mullivannis. Vana vastas, et käib sealt Sordavalasse. See on Kiteele lähim teine linn. Linnulennud lähemal kui 67 kilomeetri kaugusel asuv Joensuu. Aga sõita tuleb nüüd Eesti kaudu, sest Niirala piiripunktis, nagu mujal Soome piiripunktides, on tõkkepuud ees. Küsisin, kas tal on pruut Sordavalas. Vana vastas, et tüdruk on. Politseikoolis. Tütre ema ka Sordavalas. Kui vana jõuab Koidulasse, laaditakse tema mobiilist kõik fotod ja tuntakse huvi, kas mõni sõber Ukrainas ka tuuseldab. Vana täpsustas, et Vene suskab tema mobiili taha oma juhtme. Eesti piirivalve Koidulas nii ei tee. 12 punkti piirivalvele. Ma tundsin talle kaasa. Ebaõiglane on me piiridega maailm. See pole esimene kord sõja ajal, kui kuulen sellest, kuidas Kallim teisel pool sõja rindejoont. Kes käskis piiri ületada omal ajal Pähklisaare, Täussine, Stolbovo, Uusikaupungi, Tartu ja Pariis. Oi, kui palju piirilepinguid. Mis saanuks minust, kui armunuks Sordavala neidu? Kui Vene võtnuks mind omaks nagu Eesti? Mis siis, kui ma oleks mõne õlikrahvi perekonnas? Kus läheks mul piiritsoonid ja kontrolljoonet? Mis siis, kui minu tütar oleks politseikoolis Sordavalas? See samune Kite vanamees oli hommikul jälginud Soome valitsuse pressikonverentsi, et mis tingimustel idapiiri saaks avada uuesti. Keeruline, sest piir on nüüd relv ja kõik me piiri ületajad osa sõjamängudest. Mina ületan NATO maade piire, käisin Rootsis ja Lätis.
Siis tulin kotusatamaa Tartu kaudu siia Karjalasse, mille kohta valdav enamik soomlastest ütleb, et see pole Karjala, et Karjala on teisel pool piiri. Karjalased on ikka teisel pool piiri. Aga mis siis, kui minu sees kulgevad piirid mujal? Mis siis, kui ma tunnen, et need hajuvad? Ja mis siis, kui ma unistangi sellest, et need kaovad? Rahu. Milline ilus sõna, millesse uskuda? Peab uskuma. Maailma rahu kui ilus liitsõna. Me lahkusime Kite vanamehega samal ajal ujula riietusruumist. Ta ütles mulle ukse peal, oli tore muliseda. Siis sõitis ta parklast minema. Vaatasin, et tal oli valge roller. Tõesti sündinud lugu. Eelmisel aastal. Ja oi, neid lugusid on väga palju, et kui ajaloost tulla nüüd aastasse 1991, kui lagunes Nõukogude Liit, loomulikult kõik tahtsid ju saada Soome ja president Mauno Koivisto ja ütleme poliitiline eliit Soomes ka tuli vastu omamoodi Soome juurtega inimestele ja nad said kergelt Soome kolida. Nende kohta kasutati Soomes minu ajal et nimetust Ingerin suomalaiset. Ja tollal tekkis väga palju ja väga tore, et tekkis väga palju perekondasid. Ja kas või see sama mees, temal siis ka Venemaa poole pealt naine, tütar, kes nüüd juba suur, politseikoolis. Nii et kusjuures jah, nendest lugudest räägitakse ja kirjutatakse seal Ida-Soomes päris palju. Ja et hetkel ju piirid on kõik kinni. See meenutab väga palju tegelikult seda, mis juhtus Eestis Setomaaga. Et no jah, ta meenutab, aga siiski on jah, nüüd on ikkagi piir on ikka täiesti kinni. Teine variant on vist lennukiga Istanbuli kaudu, Peterburi ja Helsingist ja kolmas variant on vist oli Lapimaa kaudu, aga jah, aga et väga lihtne ei ole see läbisaamine enam. Ja sellest siis ma ka natukene ka kirjutasin. Nii, ma mõtlesin, et ma veel loen mõne luuletuse siia nagu selle ametliku osa lõpuks, siis saab ka veel arutada asju ma ja ilm. Aga et loeks ta siis kahes keeles. No, tore on ju kuulda seda minu. See võru keel on ka nagu, natuke nagu ta on. Aga see on siis mina olen siis Tommi Turunen, salanimi. Ja üks luuletus siin on 11 venda. Need on minu isa vennad kõik. Ja keegi niikuinii ei vaata Soomes, ei kuula seda saadet eriti, et siis sellepärast mul on salanimi, et kõik siin, mis ma kirjutan, on tõsi. Väga lihtne. Siis jah, kumb enne, kas võru keel või karjala keel? Minu karjala. Nii. Eräs kuoli jo enne sotti, eräs sovan aikaan, eräs ryyppäs tappiin asti. Eräs elelee vielä yksi ja haissoo paperitehtaalle. Eihän kuka sellaista halluu. Eräs kirjoitti melkein ylioppilaaksi. Eräs ties olevinnaan kaiken traktoreista ja otti nokkinsa, jos joku toinen tunsi muotoiluskoneet yhtä hyvin. Eräs on allerginen oluvelle. Eräs ajo autot järjestää ojaan. Sillä on ennen korttia. Mopolla yrittää pyssyä tiellä. Eräs itki isän arkulla. Eräs on eronnut, tai kaksi jo kuiten niin. Eräs teititteli äitii ja luki paljon ja oli viksu ja hauska ja kovempi sälli kuin Antero Rokka ja Marlon Brando yhteensä. Jää se peri tilon. Voi ei ole saanut mistään sinne emänteen.
ei ole helppo olla täydellinen. Tai niin ylpeä pönttö, jotta ei löyä kantaa. Vaikka ei sitä ollut minusta ylpeä. Emme usko, jotta se olisi ollut sen tautta. Toisaalta hitostakaan mie tiiän, otatte sitä nuoraista selvä. Vaan mitään setorien pakoputkista höyryve äijeen mie en kyllä vilkasis kahdesti. Vaan ne jokainen on kuitenkin niin onnellisesti naimisissa. Minun iskä on yksi heistä. Isäukko on se, joka itki, kun ukin arkkuun laskettiin hautaa. Myöhemmin mummohautajaisissa vetisteli koko suku, vaan silloin ukihautajaisissa ei kukaan muu kuin minun iskä. Se oli siis minun sukuvusasta, minun onuudesta. Ja nyt taas siis sama võrukeeles. Ja minun perekonnanimi on ka selline, että kun mä oma perekonnanime siellä Itä-Suomessa ytlen, siis jopa politsei tunneb huvi, kestä on ja kuhu ta läheb ja helistage piirivalvesse juba kohe ka. Sinna me ei lähe ühe patrullautoga keräste juurde. Ja mina ei ole sellest süüdi, vaid onud. Üts kuuli jopa inne sõda, üts sõaaigu, üts rüübäs koni kelläke lei. Üts eläs tämän päntseni ütsinda, sellet haises papre tuutmise perre. Üts lõpet peaaegu keskkooli. Peaaegu. Üts tiitse omast arust kõkke traktoritest ja syändu kui kiäkki tõne tuntso põllumajandusmassinit niisama häste. Üts vaivles õlleallergia käen. Ei saa juua õlut. Üts ajassi üksteise perre, kõik massina üle pää. Luppa enämp ei ole. Püüd viil punnvõrriga tiibäl püssy. Üts ikse, esä kirstumann. Üts on lahutanu või katsiks. Üts teied oma ime. Ja lugesi palju. Ja oli tark ja iloline ja kõvemp veli kui Sappe, August ja kapten Klosko ühte kokku. Eski talu jätetti timele ja perne aasta ei ole koskilt taha saanu. Ei ole lihtsa olla täydellinen vai niin lakia tönnet ja parat kaast ei lövvä. A tõsest küljest, kost mä tiiä. Ma muidugi ei saa ylda, et mõistnu välja märki, mida nu imätse tahtva. A määntsegi Belarussi sumbutaja asjust mulgahtaja poole ma küll katte kõrda ei kaessi. Anjo, nuo ummava ometi ega üts õnneliku naase mehe. Mu esä on üts sääne. Vanamiis olis joo, ke ikse, kui vanaesä Kirstu haudalasti. Hildem vanaema matussil oliva tervel suguseltsil silmä likkõ, as siis vanaesä matussil ei selle ütelgi tõsel. Muu esä. Siin oli siis võru keeles ka. Et jõudsin, aitäh! Üks väga oluline asi, mida ma tahaks, mille peale te mõtleksite, on teie ütlemine. See on nii huvitav, et minu onu ütles emale kogu aeg teie oma emale. Seda on nii huvitav kuulata lapsena. Ja ma ei tea, kas siin on mingi ugrimugri asi või läheb kuhugi itta. Nii naljakas, et ta ütles teie. Ja teie öeldakse ka Ida-Soomes, kuna ma igal pool Soomes ei käi, aga teie on kasutusel ka Ida-Soomes päris sagedasti. Kuhumgi ma nüüd kaotasin just selle stseeni, kui ma käisin Ida-Soomes viimati ja lapsed, midagi nad tegid seal õues, siis väiksed lapsed kasutasid suurepäraselt teietamist. Aga ma ei leia seda praegu siit ära. Ma kaotasin selle märgi, kus ta oli. Aga kus ta nüüd on? Aga mõelge, ta ei ole ära kadunud. Miks ma sellest räägin? Soomlased muidugi lähevad ruttu sina peale ja me võime sina öelda aga see ei ole üldse sugugi mitte nii automaatne ja igal pool. Ja igal juhul minul oli väga hea meel. Lapsed, neil oli mingi pahandus neil oli seal. Mingi jama. Ja siis ma suhtlesin nende Karjala Kesälahti lastega ja nad teietasid mind.
väga osavalt ja hästi. Ja ma jätsin kohe selle meelde ja panin siia kuhugi kirja ka, kuidas nad siis ütlesid teie. Sest minu meelest on see ikkagi minu kasvatuse järgi täiesti iseenesest mõistetav, et sa ütled teie vanemale inimesele nii kaua, kui tema juba tahab sina öelda. Et siis me juba lähme sina peale, jah. Aga see teie, kuidas seda teie sina öeldakse seal Ida-Soomes ja maal, sest siin võib ka olla väikeseid erinevusi, et kui on maapiirkondades ja kuidas see on näiteks Helsingis, et see on igal juhul selline väga huvitav asi. Te võite ise, kui te Soomes käite ja soomlastega võib-olla, kui te räägite või vaatate, kuidas soomlased omavahel räägivad, siis pöörata selle tähelepanu, et millal kasutatakse sina, kas keegi ütleb teie suhtluses kus iganes. Minu meelest see on väga huvitav teema, mille peale mõelda. Eks ma filoloog, koorub välja filoloog minus. Nii, Jaak, ma annan sõna sinule. Ja aeg hakkab, aga me võtame võib-olla veel, teeme Mikale kõigepealt ühe aplausi. Aitäh. Nii. Aga tõesti äkki võtame paar küsimust, et jah, aeg on liikunud. Ma tahtsin seda sina ja teie värki kommenteerida. Nimelt mina olen suhelnud soomlastega aastast 65, kui laev hakkas käima. Ja sel ajal ükski viisakas soomlane ei öelnud sulle ei sina ega teie, vaid kõnetasin kolmandas isikus. Nemad ütlesid nii, mitä mieltä neiti on asiasta, mitä rouva ajattelee tästä. Ja siis läks mööda 25 või 20 aastat, ma läksin Soome asja pärast. Tollimees ütles mulle, mitä sulla oli asia? Ma küsisin, ai mitä? Ja siis ta ütles, et no kuidagi, aga igatahes ta sinatas mind ka siis. Kusjuures ma olin siis juba ikka 50 pluss. Siis kui mulle kolmandas isikus pöörduti minu poole, siis ma olin 23. Ja siis tehti mulle selgeks, et rootsi keeles ei ole viisakas öelda teie, vaid seal tuleb just ja nimelt pöörduda kolmandas isikus. Et no ilmselt see on tulnud sinna Soome peenemasse kõnepruuki sealt. Ja siis mis veel puutub teietamisse, siis näiteks venelased, vanemad, haritud. Nemad teietavad oma vanemaid. Kusjuures lapsed teietavad vanemaid lapsi mitte. Ja kusjuures on ka niimoodi, et selle tõelise vene kasvatuse saanud inimene, kes on tulnud siia ja kes on nagu nüüd harjunud, et siin üsna kergesti ka juba ka meil kiputakse sinatama. Siis näiteks minusugune võib teda küll sinatada, aga ta räägib minuga ikka teie. Et tema kusjuures ma olen talle öelnud, et sa võid mulle sina öelda, aga ta ei ütle. Ta ei saa, tal on barjäär. Ja teine asi tahtsin ma karjalastest rääkida. Mina nimelt olen käinud Tveri karjalaste juures. No ka juba 60 pluss aastat tagasi. Aga tahtsin öelda, et ega karjala murdeid või keeli, kuidas keegi tahab, on igasuguseid. Aga see koht, kus mina käisin, Tšamerova seal oli ju karjalastel õõ. Kus juures, eks ole, kõikide nende pikkade vokaalide diftongeerumine, me võime rääkida mua ja mida iganes. Nemad ütlesid mõa ja mõamo. Nii et ei olegi tarvis karjalasel õppida nii hirmsasti seda õõd. See on mõnel juba sünnipäraselt ole. Tore. Aitäh, väga huvitav. Hannele tahtis, just see lääne, see ongi väga tore, et Hannele on siis, et ida ja lääne Soomes on, need on nii kaugel tegelikult teine teisest. Et see kolmandas pöör. Minu sõpranna, kellega ma olen koolist
alates tundnud. Kui mä lähen tema juurde külla, ta küsis, ottaaks hän kahvia. Ja mä ise mõtlesin, mä jopa unustanud selle, mä mõtlesin, et no kellest ta nüüd räägib, et ma võiksin küll tahta, aga ja me oleme nii head sõbrad, et seda ei oleks vaja nagu teha selleks, et ta kuidagi keeraks seda sinatamist. See on nii, see on huvitav jah. Nii, nüüd on nüüd viimase küsimuse. Ja, ma räägin lihtsalt oma kogemusest, et mina oma tädile, isa-õele, terve eluaeg rääkisin teie. Ma ei tea miks, kui ta abiellus, me tulime siia, eks ole. Mis rahvus? Ja ta abiellus eestlasega, tema mehega ma rääkisin sina, kõigi teistega ja surmani ma rääkisin teie. Miks? Kes ta oli rahvuse poolest? Soomlased me oleme, Ingerimaalt. Nii, aga teeme siis Mikalele suure aplausi. Ma ütlen ära veel, et ise ka oma poolt aitäh ja et ma kuhugi nüüd kohe ära ei kao, et mul on hilisemale bussile on pilet, et saab rääkida ka veel siin asjadest, et kui suures seltskonnas ei saanud. Ja, et äkki kellegil on midagi salajuttu rääkida. Ja kui salajutt mulle ka väga meeldib. Ja Miga võib täna olla 1. aprilli puhul pihiisa rollis. Ja, aitäh.